ei no, põhimõtteliselt on niimoodi, et ma tahaks saada nagu endast väga head pilti, vaata. Niimoodi, et lund lendab asjad, mina jalg ees, külg maas, tulen siit samast, Põhimõtteliselt ma teen pildi hästi madalalt, sa tule sõida minu eest läbi, pane jalg ette, pane lenks maha. Jah. Ma teen selle pildi ära ja kõik on korras. Oota, sealt tulen või? No hakka sealt nagu tulema, sealt võtta hoog sisse ja siin ümber minu, siin. Aha. Tee see kannakas, ma teen siit pildid ja paned siit sinnapoole ajama. Aha, selge. Davai, mõre. Mul see pill hakkabki uduseks minema. Kus see kuradi nupp siin on? Mootor külm. Joppel puhna. Vits libe on siin kuule, noh. Ma ei tea, kas siit saab üldse pilti teha. No praegu ma küll ei teinud. Aga miks sa siis... Ei no jah, tegelikult see on siit koht siin. See on täiesti pask koht, jah. Tead, lähme vaatame seal kuskil normaalse koha peal. See veel. Vot sellega oleks pidanud siia tulema. Aga lähme küsime, äkki saame sõita. Püsti ennast. Mul on seda venda võib-olla parem pildistada ka, ta oskab sõita vist, mulle tundub. Paremini kui sina igal on. Mis asja? Vaata, mis kõige äge asja ma tegin. No. Sa ei tea pildi üldse? Temast sain, jah? Hea küll. Las jääda. Järjekordne siis Elumoto episood on lõpusirgele jõudmas. Väsitav päev selja taga. Võtame selle teema kokku. Tegelikult meil väga suurt mingit sükust teemat ei ongi, lihtsalt mõtlesime, et teeks midagi sükust talvist, naudiks väheke sõitu ja siis oli meil võimalus 2 ägedat tsiklit kaasa võtta. Tormi, äkki räägid, mis tsiklid need on? No, üks on Jaagu oma, esiteks meil on siis saatekülaline ka Jaag. Tõsine hobisportlane sõidab endurot ja
trielit ja jalgratast ja lohet ja mis sa veel sõidad? Mõlemad on 300-sed. Alla selle ilmselt väga ei jaksa siin minna ka. Jaak ise rääkis, et oleks vaja natuke aeglasemat ülekannet. Aga ega siin pikalt midagi rääkida ei ole. Lint ja suusk ja 2 õhtut installimist ja oligi olemas. No mina sõitsin täna siin mõlema sikliga. Nagu enda omaga ja siis selle lindiga. Ütleks nii, et sellega on ikka päris raske nagu praegu liigelda lumedes. Mul on küll taga nagu ise tehtud kruvinaastane, et justkui nagu haagib küll, aga see lumi on nii paks kohati, et nagu lihtsalt ei jõu edasi minna. Et ütleme, sellega sõita oli nagu maru lihtne tegelikult. Kui sellega nagu alguses sõitma hakkad, et siis nagu päris täpselt ei saagi aru, mida teha, et kas nüüd keerata või kallutada või tegelikult ongi nii, et aeglase hooga keerad ja kiire hooga siis juba hakkad kallutama, et mind vesis algu ehmatas ka ära need sisse selletud jäljed. Tundsid kohe, kuidas nagu lenks hakkab vedama, aga siis põhimõtteliselt tuli meelde nagu liivakool, vaata, et kui lenks hakkab panema, siis anna gaasi juurde ja siis tekkis kohe järgmine probleem. Pidama vesti saa sellega. Ei saa, jah. Et see pidama saamine oli küll probleem, aga juhtida tegelikult oli päris kaitseda. Ja kes tahab talvel natukene midagi teistmoodi asja proovida, siis ma arvan, see on päris ägedalt asi proovida. Jah, aitäh siis kas Eesti võimalus meil niisugust ägedat asja proovida. Ja kes tahab siis neid kitte osta, siis meil kas.ee Peetris on vist veel 1 või 2 tükki on saadaval. Hinda praegu peast ei tea, aga võite mehisele saata e-maili. Sealt on need 2 kitti pärit ja see ratas ka sealt ja kindlasti, kes see oli, share ja like Õial. Tormi paneb Instagrami meil pildik ülesse. Ja me tegime pilte ka täna. Käigu sisse ja kodus on. Tuppa. Tuppa. Pikk päeva selja taha.